Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nii, tervist head kuulajad, 13 august on käes ja kell on 11.06, Digitund alustab, Ants Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee ja me täpselt ei tea, kuidas see kõik välja kõlab täna, kuidas me eetris oleme, aga täna on veidi eriline saade, me ei ole stuudios, me ei ole isegi toas, vaid me oleme keset Tallinna linna, otse eetris Rotermanni platsilt või Rotermanni väljakult, kuidas seda nimetatakse. Ja sellest põhjusest me kohe varsti räägime ka, aga meie teada peaks olema tegemist siis maailma esimese otse raadiosaatega, mis jõuab teieni üle 5G võrgu. Nii et selline ajalooline hetk, kindlasti Eesti esimene raadiosaade. Aga tänased teemad, vaatame uut Samsung Note 9 ja sellega kaasnevat kella. Ja, kell on ja väljas on ka nimekiri telefonidest, mis saavad uue Android number 9 tarkvara ja sellega kaasneva ühe väga kavala sellise digitaalse lapsevanema. Jah, minul see digitaalne lapsevanem telefonis juba on, ma olen liitunud programmi käes, ma saan oma edusammudest rääkida. Räägime siis lähemalt täna kindlasti sellest 5G võrgust, mis siia Rotermanni püsti on pandud ja sellest, kuidas me ikkagi päris täpselt sinna interneti avarustesse ja kuulajate raadiotesse jõuame. Internetiplatvormid üle maailma on viimasel ajal tähelepanu sellepärast, et nad panevad inimestel kontosid kinni, ei lase neile oma sõnavabadust kasutada ja see on jõudnud juba isegi Eestisse, kus ühe tuntud inimese konto pandi kinni. Ja meie toimetaja Gregor Sibold Geeniusest ostis endale 10 000 Instagrami jälgijat ja tunneb ennast nüüd väga hästi, mida sellest loost õppida ja kuidas see kõik käis. Ma arvan, et meil jääb aega ka sellest saates rääkida. Digitund. No nii, kui te arvasite, et me oleme otse eetris, siis tundub, et me oleme mõned sekundid eetrist ka ees, sellepärast võib tekkida siin mõni selline hetk, kui me ei tea, et kas te olete meid valmis kuulama, aga räägime siis eelmise nädala kõige põnevamatest tehnika uudistest ja kindlasti üks selline mark, ütleme siis verstapost oli neljapäeva õhtul, kui Samsung tõi välja oma uue telefoni. Ja elevus... Samsung Note 9. Note 9 on juba, jah. Et elevus selle telefoni suhtes oli selline, mitte väga selge üsna leige elevus, ma peaks ütlema. Et ei tea, kas inimesel kuumast olid juba väsinud, mis on nüüd ju läinud või muul põhjusel. Aga Note 9 on väljas, see on meil käes, minu käes see on, kes praegu siin juhuslikult meie otse saated välistuudios vaatab, siis see tõesti näeb, et ma ei tea nalja, meil on see Note 9 olemas siin. Ja mida sellest telefonist rääkida? Mõnes mõttes, ma korraks üldistan, siis mulle tundub, et see kogu see Note seeria telefon ei olegi inimestel üldse eriti meeles peale selle, et see üle-eelmine mudel läks põlema. Ja väga hästi on, see on muide väga hästi meeles. Et ei saa sellest üle ka ümber, see oli nii hea selline meetod, millega meelde jätta. Aga uus Note 9, sellel ühtegi sest muret muidugi ei ole, juba eelmise Note 8 oli kasi korras. Millega tegu on ikka väga suure telefoniga. Ma ise kasutan ka regulaarselt 6 tollist telefoni, aga ma võtan selle kätte. No Henrik, kui sa võtad selle kätte, sa ei ole seda paar päeva kasutanud. See Note on minu meelest olnud kogu aeg üks selline natukene veider mudel Samsungi valikus, et ta on justkui nagu S-seeria suurem versioon, justkui nagu see S+, aga mitte nagu päris. Ja ainuke nagu suurem erinevus on see, et tal on see pliiat siin kaasas, et sa saad sellega siis, ma ei tea, märkmeid teha ekraanile või ma ei tea, mis sa teed sellega, seal sodid midagi ekraani peale. Aga põhimõtteliselt on tegemist ju sisuliselt täpselt sama telefoniga, nagu peaks olema S-seeria see suurem telefon, lihtsalt tema nimi on Note ja ta on pliiatsiga. Jah, muidu kui mõelda, mis siis telefoni juures uut on, täpselt sama asi, mis oli uut kevadel, kui Samsung S9 välja tuli, S9+, siis on see, et sõrmejälje lugeja on kolinud mingisugune 2-3 sentimeetrit teise kohta. Et selline väike no mis veel uut on? Et see on peamine, kuidas sa aru saad, et see on uus telefon. Aga tõesti ainus eriline asi, mis selle telefonil on see pulk, käib siit välja, siin on nüüd väga peen tehnoloogia sees. Vanasti oli see puutepliiats oli selline rumal tükk plastikut, millega sa hõõrud vastu ekraani, saad siia kirjutada, täitsa tore märkmeid teha, ma olen siin stuudios, ma olen käe kirjutamise ammu ära unustanud pärast klaviatuuriga kasutamist, et selles mõttes on see nagu rohkem nali. Aga nüüd on siis pandud selle väikse pulga sisse aku ja Bluetooth ühendus. Nii? Mida see siis võimaldab? See võimaldab seda, et see väike pliiats, mille külje peal on nupp, muutub kaugjuhtimispuldiks.
et noh, et kui sa kasutad oma nutitelefoni endast pisut kaugemal hoiad, siis sa saad kasutada seda pliiatsit puldina, noh. Ilmselt ei olnud see asi, see ei olnud ilmselt asi, mida nagu miljardid inimesed soovisid, nii et palun pange see pliiats tööle puldina, aga tore, et ta nüüd on siin, noh, ma tahan pilti teha meist, ma keeran selle telefoni nii-öelda selfie režiimi, et me näeme ise ennast ja ma ei pea ise küünitama oma näpuga sinna päästiku suunas, vajutan seda kollast puuti pliiatsi nuppu ja klõps käis, meist on pilt olemas ja klõps. Väga uhke. Et selline ja kõik see lõbu maksab alates 1000 eurost. 1000 eurot, jaa. Et see on ju väärt seda. No igatahes, nii palju kui ma olen lugenud siis esialgseid hinnanguid ja arvamusi inimestelt, kes seda Samsung Note 9 on kasutanud, siis see suhtumine ongi valdav. Tegelikult ega midagi ju väga muutunud nagu ei ole. Kõik asjad on natukene paremaks läinud. No, see on see, mida räägitakse uute telefonide puhul juba aastaid ja aastaid tegelikult. iPhone'ide puhul ju samamoodi, et natukene kiirem protsessor, natukene parem kaamera, natukene, ma ei tea, rohkem mälu ja Samsung on sellele lihtsalt nagu vindi peale keeranud, eriti mälu osas, et seal sa saad selle telefoni osta kuni 512 gigabaidise sisemäluga ja sa saad sinna juurde panna veel mälukaardi, vähemalt 512, kui mitte, ma ei tea, kas terabaidise on olemas mikroSD või ei ole. Aga kokku saab siis terabaidi? Kokku saab terabaidi põhimõtteliselt. Et kui keegi hirmsasti tahab ja vajab täiesti super andmetega, väga hea ekraaniga, väga suure 4000 mAh akuga Androidi telefoni, siis see on see. See on nüüd turul olemas, see on Samsung täpselt kõikide oma plusside ja miinustega, ongi super ekraan, väga hea disain, väga hästi ehitatud, samas Samsungi see tarkvara on sees, kellele meeldib, kellele ei meeldi, on ju. Et on olemas selline telefon ja mulle tundub, et inimesed ise või turg ise peab nagu otsustama, et kas ja miks ta seda kasutada tahab või kas ja miks talle see vajalik. Mina, olles ka suhteliselt suur telefoni kasutaja, ma ei näe seda põhjust või ma ei oskaks ise endale põhjendada, et miks ma peaks ostma sellise tohutu suure tööriista. Ta on ikkagi mõeldud tööriist telefoniks, et ma ei oska sinna ekraanile midagi nagu sirgeldada või ma ei tunne sellest puudust ja ma ei tunne ka puudust sellest, et mul oleks hirmus suur ekraan, aga ilmselt on maailmas inimesi, kes tunnevad sellest puudust ja neile ma kujutan ette, see on väga hea toode. Aga väga kallis. Jah, no igatahes hoian teid järgnevate nädalatel kursis, et kuidas seda telefoni kasutada on, kas tal tulevad mingid teravad nurgad esile, mis on vaja lihvida. Küsimus on, et teda on kasutada täpselt samamoodi nagu kõiki Samsungi Android telefoni. Võib-olla eelmise Note'iga oli aku probleem, et on suur telefon, see on suur aku, aga ikkagi telefon kulutab selle õhtuks tühjaks. Ma nüüd paari päevaga, mis ma olen kasutanud, ma ei julge veel öelda, et ta on nagu täiesti lollikindel, et ma olen ikka saanud sinna õhtuks väga tühjaks selle aku. Aga võib-olla ma ise olen teinud asju, mida võib-olla ei peaks tegema, siin keeranud ekraani resolutsiooni põhja. Selle telefoni saab muuta ekraani resolutsiooni, on ju. Et kas peaks muutma, see on eraldi teema juba, aga ma keerasin põhja, võtsin kohe maksimumi välja. Ühesõnaga, ma hoian teid kursis paari nädala pärast, et kuidas on pikemalt seda telefoni kasutada ja siis teate, siis saate otsustada, kas 1000 eurot selle eest on teie jaoks õige või mitte. Selge, läheme siit pausile ja oleme varsti tagasi. Külma käes. Me oleme eetris tagasi ja digitund jätkub, nii et kuuleb taustal müra ja kolinat ja laste kilkeid ja jumal teab mida veel, siis see tähendab, et me oleme täna mitte stuudios, me oleme otse eetris Tallinnas, keset Tallinna linna Rotermanni platsilt ja põhjus on selles, et siia on püsti pandud 5G leviala ja me oleme siis loodetavasti ajaloo esimene raadiosaade, mis üritab otse-eetrisse ja lähebki otse-eetrisse üle 5G võrgu. Nii et kui 5G töötab, siis te kuulete meid. Kui 5G ei tööta, siis me kaome eetrist ära ja asemele pannakse muusika. Aga kellast me ei ole rääkinud. Telefonist me rääkisime Samsung Note 9, aga sellega kaasa tuli ka uus Samsungi nutikell. Siia alla on kirjutatud Samsung Galaxy Watch. Mis on parim uudis selle juures? Siin on Alti baromeeter. Ma leidsin praegu. Võt, igasugu asju on seal, aga selle asi on Galaxy Watch. See on just parim uudis, et seal oli enne võid Gear, Galaxy Gear ja igasugused olid Fit ja Galaxy Fit ja igasugune nimede rägastik oli nendel Samsungi kantavatel seadmetel. Nüüd ma tahaks öelda, et nagu Apple, aga ma ei hakka ütlema, et on Apple Watch, Galaxy Watch, väga lihtne, konkreetne ja üks kell. See sarnasus tuleb kohe pähe, aga mis ei ole sarnast? Teatavasti Apple'i kella müügi numbrid pidid olema väga head, et üle maailma ostetakse seda jube hästi. Ja mida ei ole Samsung teinud, ei ole vaadanud, et näed, konkurendil on jube edukas selline kell,
et võtame selle üks-ühele üle, nad ei tee sama, milles silmas pean, on see tsifferplaat. Et kui Galaxy Watch on täiesti ümmarguse tsifferplaadiga jätkuvalt, siis Apple Watch on ju ikkagi ruudukujuline ekraan. Ja see on võib-olla suurim eristumiskoht, sest et muidu on see üks nutikell nagu nutikell ikka. Galaxy Watch Eestis tuleb tegelikult müügile 6 päeva pärast, kuskil septembri keskel. Hakkab maksma selle alates 300 eurost. Aga näeb tuttav välja, nagu on olnud varasemad Samsungi kellad, et sul on ümmargune ekraan, seal kella ekraani ümber olev ketas keerleb. Nagu vanasti iPodil oli, et sa keerutasid, siis menüüdes sai liikuda. Ja hästi mõnusalt, seal metalline klõgin on siin, et ta tundub nagu sellist kvaliteetsest asjast, ei ole siuke odav. Ja ta teeb kõik seda, nagu nutikell teeb, et mina ei ole trenni hunt ja Ironmanil ma ei osalenud, et ma saaks mõõta nüüd seda kõike, mida teha oma randu pealt. Aga erinevad tsifferplaadid annab sulle teavitusi. Seoses teavitustega väga tore on see, et siin on ikkagi sisse ehitatud need lühivastused. Näiteks sina saadad mulle sõnumi, et pika sõnumi mulle saata, et kuule, tore plaan, et mis me järgmine esmaspäev teeme, et kas räägime Digitunni saates sellest. Nii. Ja kohe mul on siin kella ekraanil on siis variandid. Jah, palun. Loll. Ei, Isver. Isver on päriselt. Isver, Samsung on ehitanud siia vastuse Isver, et keegi sulle saadab mingisuguse väga imeliku sõnumi, siis saad kohe vastata talle. Isver. Tore ja nii edasi. Tore väike nüanss on see. Ja muidugi see on see, et see nii palju nutikust on sees, et mina õhtul võtsin jalgpalli välja, tagusin noorema põlvkonnaga koos nagu palli, kell automaatselt kohe hakkab mul värisema ekraan ja ütleb, et väga hea, et tee seda edasi. Mida iganes sa teed, see on nii mõnus, tee veel. Täpselt, et ma ei usu, et ta teadis, et ma jalgpalli mängin, aga ta tuvastas, et see on mingisugune füüsiline liikumine ja trenn. Ära lõpetahad. Ära lõpetahad. Sama sõnum, see sõnum oli ka, et tee veel. Mulle meeldib see, mis sa teed. Kas sinna kella siis rääkida saab või? Ja rääkida saab ka. Päriselt toimibki niimoodi, et kõlar on sees ja saab helistada. Et minul ta ei ole praegu Telia võrgust. Eestis on ainult Telia võrgus võimalik selle kellaga teha niimoodi, et sul telefoni pole isegi kuskil läheduses ja e-SIM on siin ja oma telefoni number. Kõned tulevad sisse, saad välja helistada. See töötab Telia võrgust, teistes võrkudest on ta nagu Bluetoothiga siis laiendus su telefonile. Võite, kui kaua, kui ta istub sul tavalises mobiilivõrgus, kaua tal aku vastu peab, sest ta on väga kerge. Ma võtsin ta kätte, ta on üllatavalt kerge. Ta on, kaalub vähe, tõesti see kaalub 60 grammi. Ma mõtlen, et see ei saa olla eriti ju põhjalikult seda akut nagu sisse pandud. No mul esimese päevaga 100% pealt õhtuks jõudis 37%. Aga sa ei olnud ka võrgus, eks ole? Ja. Et ilmselt sellel on natukene raskem aku, natuke suurem, kui ühel on see, mis minul on 270 milliampertunnine, siis see LT kell on 472, kaks suurema aku. Minu meelest, kui kell on raske, see lisab soliidsust. Kui on liiga kerge, siis ongi juba kahtlane tunne, et miks te ei ole seda nüüd siis ikkagi päris materjalidest teinud. Jah, viimane asi, mis ma selle soliidsuse kohta on öelda, et nutikeldel on see nagu aku säästmise funktsioon, et ekraan läheb pimedaks. Ja siis näeb see väga kole välja. See näeb kole välja, et sul on mingi nagu kustunud või surnud asi käe peal. Ja mina tahaks alati panna, et ta oleks nagu alati töötav ekraan, aga see tähendab, et tuleb ikkagi iga õhtu laadida või iga 2 õhtu tagant. Hea küll, näeme edasi. Google tõi siis välja Android 9 lõppversiooni, mille nimeks on Pi, see on siis pirukas eesti keeles ja tükk aega arutamist olnud, et mis pirukas see nüüd siis ikkagi täpselt on. Nüüd te kuulete, kui on olla otse-eetris, et keegi kärutab meile kõrvalt mööda. Et mis pirukas see täpselt on, aga ühesõnaga, ta on kokku mandud ka siis nimekiri telefonidest, mis kas saavad selle Androidi uuenduse või võib-olla saavad selle Androidi uuenduse. Pirukakäru läks nurga taha, aga vähemalt kuulajad usuvad, et me oleme otse-eetris, et see ei ole mingi... Me ei saanud midagi teha sinna, mina isegi ei näinud, kes see tore inimene oli. Ja terve hulk telefone on, mis võib-olla saavad selle Android 9 uuenduse. Ja kindlaid telefone on väga vähe. Kindlad on Google Pixelid ja Pixel 2, mis on selle juba saanud. Nokia 7 Plus, ilmselt ka terve hulk muid Nokiaid, Honorist Honor 10, Honor View 10, Honor 9 Lite, 7X, A ja C.
ja mis telefoni veel Eesti inimestel on? Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, P20, P20 Need on Pro. ka ilmselt nimekirjas. Need on ka ilmselt nimekirjas, jah. Motorolasid väga ei ole, aga OnePlus? OnePlusist siis kindel on, et saavad 6 ja tegelikult saavad väga paljud OnePlusid 3, 3D, 5, 5D ja 6. Et OnePlus tahab seda Android 9 küll kõvasti panna ja Samsungil on kõik on ilmselt. Ma ei tea, kas nad siis, mis Android sellel Note'il peal on? See peaks olema 9, ma arvan. Tõenäoliselt nad ikkagi tulid juba 9-ga. Kohe vastan sulle, jah. Aga Samsungist siis Galaxy saavad S8 ja S9 ja Note 8. Note 9 on Android 8. Jaa, okei. Note 8, Note 9 saavad ka ja A8, A6, A6 Plus ja J6. Nii et Androidist ikkagi ainult suhteliselt uued ja uuemad telefonid saavad selle endale. Ja Sonyst XZ2 ja Premium ja võib-olla ka mõned muud telefonid. Selline nimekiri on. Seda nimekirja lugedes muide esimene huvitav asi, mis mulle silma torkab, on see, et telefonide turg on ikka väga kokku kuivanud. Et neid telefoni tootjaid ja neid brände ongi suhteliselt vähe. On Apple, Samsung, Huawei ja edasi on juba tühja maad. Et küsimus, et kas sinna, ma ei tea, Sony näiteks või OnePlus mahuvad väga sellesse nimekirja või ei mahu. Aga mina olen Pixel 2 kasutaja ja mina panin selle Android 9 endale juba peale ja esimene asi, mis mulle väga meeldib, ma nüüd ei tea, mis teiste tootjate puhul sellest järgi jääb, aga on see, et nüüd Androidi traditsiooniliselt 3 nuppu on asendatud 1-ga. Mis selle tagasinool? Tagasinool, kodunupp ja see äppide vahetamise nupp on tavaliselt olnud Androidil on need 3 tükki. Siis nüüd seda enam ei ole, nüüd on ainult 1 nupp järgi jäänud, on ainult üks pisikene selline miinusmärgikene all keset ekraani ja siis sinna peale vajutades, kui sa üles lükkad, siis saad äppe vahetada ja ma ei mäleta, kui vasakule oma sõrmekest libistad, siis lähed eelmisse äppi või oli see paremale. Nii et kõik saab selle 1 nupuga ära tehtud ja see on tegelikult see õppimine võttis mul aega küll, ma ei tea, ma arvan 15 sekundit ja pärast seda ma keeldun tagasi minevast selle 3 nupu. Seda on osad tootjad teinud nagu oma telefoni mudelites piires. Ma tean, Huawei telefonidel mingitel oli selline võimalus, aga nüüd on siis Androidi standard, et sul on ainult üks nupp. Ta on nii palju standard, et sa vähemasti seal Pixel 2 sa pead selle ise käsitsi sisse lülitama, sa pead kaevuma kuhugi settingutesse ja leidma selle koha üles ja selle sisse lülitama. Aga sa saad minna ka 3 nupu peal tagasi? Jaa, ta on vähemasti nüüd vaikimisi asend ongi tal selle 3 nupuga, et nad ikkagi ei julgenud seda, ma arvan, seda muudatust kõigile inimestele teha. Kuigi Pixlit kasutavad ju ainult häkkerid ja IT-inimesed, et nemad oleks kahtlemata hakkama saanud. Aga mis on veel huvitav, on see digital well-being. Ehk ma liitusin ka, see on nüüd avalikus betas, liitusin sellega ja telefon räägib mulle, kui palju ma teda kasutanud olen ja mitu korda ma teda avanud olen. Näiteks kui ma võtan praegu lahti, kell on eks ole 11.27 hommikul, tänase päeva jooksul ma olen siis ekraani vaadanud pool tundi, 35 korda olen täna juba telefoni avanud ja olen saanud 37 teavitust. Täiesti hullumeelne on ju. Ja seda on aeg-ajalt täitsa tore, ma arvan, vaadata siin, et ma olen ilmselt 35 korda, ma ei tea, kella vaadanud. Sa oled saanud ülevaate, et palju sa oled kasutanud, aga kas sa saad nüüd ka äppide kaupa vaadata, et mida sa oled teinud? Jaa, äppide kaupa ka ja ma panin ka teatud äppidele piirangud peale, näiteks, et Chrome'i brauserit üle tunni aja päevas ma ei tohi kasutada ja kui see tund aega läbi saab, siis ükskõik, mis sul seal pooleli on, kas või maailma kõige tähtsam asi ütleb, viskab eest ära, ikoon läheb mustvalgeks ja head aega rohkem mitte midagi ei olegi teha. Nii et sellest räägime järgnevates saadetes kindlasti pikemalt, aga nüüd läheme väiksele pausile ja siis oleme tagasi. Digitund. No nii, digitund läheb edasi. Meie otsesaade üle 5G võrgusid Rotermanni kvartali keskväljakult on täies hoos. Ja see on ka põhjus, miks meil on nüüd laua juurde tulnud üks inimene juurde, Kristo Kork. Tere, Kristo! Tere! Kristo on siis Elisast, Elisa raadiovõrkude ja taristu valdkonna juht. Tee meile korraks hästi lühidalt selgeks, mis see 5G on, mille kaudu me siis kuidagi siin kuidas me jõuame praegu oma kuulajateni, mis see ahel on? Jaa, kõigepealt palju õnne digitunnile, sest et see vähemalt võiks olla vist maailma esimene üle 5G võrgu live raadio. Me arvame ise ka nii, et võiks olla. Et igal juhul väga, väga uhke. 5G võrk on siis tegelikult järgmine mobiilvõrgu järjekordne tehnoloogia, et 2, 3, 4 on juba ees ja nüüd siis järgmine on 5G. Et kuidas ta siia jõuab,
on siis antud hetkel oleme siis siin Rotermanni kvartalis ja meil on siin, kui me siit pealt raadiokuulajad küll ei näe, aga kui meie siit üle õla vaatame, siis seal üleval on 3 antenni seal keskel. No me oleme õues ja me oleme sa vaatad selle kinohoone katusele. Seal on silmaga näha ka 3 posti. Just, ja see keskmine, see kõige laiem, see siis on nii-öelda see antenn, mis siis nii-öelda toob selle 5G signaali siia. Ja seal samas katusel on meil tugijaam, 5G tugijaam, sealt edasi läheb see siin nii-öelda meie baasvõrgu poole ja teistpidi sealt antennist siis on, kui me nüüd see teisel poole vaatame, on siin see valge 5G ruuter, et kuna ei ole veel ühtegi nii-öelda nutitelefoni ega mingit sellist seadet, ehk et siis me peame paratamatult seda 5G võrku nii-öelda edasi saatma üle Wi-Fi, ehk et ainukene 5G kasutusseade hetkel ongi siis selline ruuter ja sealt edasi on siis Wi-Fi nada juba. Ta on nagu selline suur valge silinder. Ja ma pean ütlema puht tehnilises mõttes, et me striimime seda MP3-na siit Kuku serverisse, Kuku server mängib seda striimi ette, mis tõttu meil on siit umbes 3-4 sekundit on nii-öelda see vahe, et kui meie siin midagi ütleme, et siis 3-4 sekundi pärast on ta Kukus ja siis on veel X aega, kuni ta läbi kõigi maailma võrkude, eks ole, jõuab siis inimeste, kes kuulab FM-is või kes streamib või kuhugi. Tegelikult meil on võimalus ajast ees olla. Kuulajate jaoks me oleme natukene ajast ees, aga et kuna see on stream, siis sealt sellest valgest purgist ma võiksin olla üle Wi-Fi, aga ma ikkagi panin võrgukaabli. Nii et esimene 5G saade läheb ikkagi ilma võrgukaablita, igaks juhuks ei lase seda. Sinu ütleme stuudio arvutist sinna valgesse purki läheb kaabel ja sealt siis juba läheb siis see 5G. Just, et sealt on siis nii-öelda see ruuter, see valge purk siis võtab puhtalt juba üle klassikalise mobiilvõrgu võtab sealt ülevalt siis. Nagu ta tavaliselt toimub erinevate tehnoloogiate puhul. Selle valge silindri kõrval seisab ka üks Hiina härrasmees. Ta on seisnud siin juba mitu tundi ja ta valvab seda 5G-d väga hoolega. Kas ilma temata 5G veel ei toimi? Ei no eelkõige ikkagi, et digitund seda ruutersit ära ei viiks. See on meil plaanis. Aga tegelikult on, meil tegemist on Huawei spetsialistiga, et igaks juhuks, et kõik ikkagi toimiks, et kuna tegemist on ikkagi üsna toore tehnoloogiaga, olgem ausad, et siin standardid alles sai tukku ja eks see võrk on samamoodi üsna toores, et me seetõttu ka katsetame, et loodetavasti kvaliteet on okei ja kõik raadiokuulajad kuulevad meid väga hästi, aga sellest hoolimata peame ikkagi antud hetkel veel valmis olema selleks on meil spetsialistid kaasas. Ma saan aru, et me peame olema ka valmis selleks, et meie jutt lihtsalt kaob eetrist. Võib juhtuda, aga loodetavasti mitte, jah. Siin ei ole kadunud, jah. Räägi veel kuulajatele korra, mis asi see 5G on selles mõttes, et mis sealt purgist sinna üles antenni jõuab ja kuidas see erineb siis sellest 4G võrkudest, mis meil on LTE nime all olnud? Suures pildis on ta selles mõttes on sarnane kindlasti, et ta on raadiosignaal, sagedus on loomulikult erinevad. Mis sageduse kõrgemad? Ja me praegu oleme 3500 megahertsi peal või siis 3,5 gigahertsi peal, et kuidas siis võtta. Väga palju kõrgem ei ole, et kui 4Gs on erinevad sagedused siis alustades 800 kuni 2600 megahertsini välja, et siis 3500, märksa kõrgem. Suurusjärk on sama. Muidugi 5G puhul edasi asi läheb tuleviku mõistes natuke käest ära. Siis me oleme mitmekümne peal, eks ole. Just, 26 gigahertsi peal on üks nii-öelda järgmiseid sagedusi, mida nähakse. Aga antud hetkel siis ikka ta jääb selliseks väga lokaalvõrkudeks, hotspotideks nii-öelda. Mida see kõrgem sagedus tähendab sidemates? Kas see side on väiksema leviga? Väga palju väiksema leviga, aga seetõttu ongi, et neid ultrakiireid kiirusi siis tulevikus saada, kus me räägime sealt 10 gigabitti ja rohkem veelgi, et seetõttu lihtsalt ei ole võimalik madalama sagedusega, seal ei ole seda ribalaiust nii-öelda, ehk et ressurss on otsas. Sagedusressurss on selline piiratud ressurss ja seetõttu liigub see kogu see telkomaailm nii-öelda üha kõrgemale. See on see põhjus. No sina mõtlesid, Ants, enne saate algust kiirust, et sinu sülearvutist käis umbes 300 megabitti ikkagi läbi või? Minu sülearvuti on Wi-Fi'ga ühendatud sinna purki siis, et siin on veel piiranguid vahel. Ja üldse see kiiruse mõõtmed on väga keeruline töö, sest sõltub millise serveri vastu sa mõõdad. Me tegime siin mitu mõõtmist ja ma sain lõpuks Netflixi server, mis on fast.com kiiruse mõõdik, sealt tuli kõige suurem kiirus. Aga
aga siin mängib väga palju, mängib rolli ka see muidugi ongi, nagu sa ütlesid ka, et sa oled nii-öelda ju saad wifi võrgus, on ju. Et siin hakkab juba mängima rolli see wifi piirang, paratamatult on see 300 megabitti sekundis tegelikult. Jah, valdavalt. Aga kas sa tead palju, kui me nüüd piirangud unustaks ära, et meil ei ole siin kedagi kõrval segamas ja server, mis mõõdab kiirust, on ka ülivõimas, et palju see siin praegu lubaks siis kiiruseks selline 5G? Et antud tugijaam tegelikult, antud tugijaama all me oleme ise saanud kiiruseid üle 2,2 gigabitti tegelikult. Aga selleks tuleb kasutada tegelikult teist seda ruuterit, et ta võib-olla ei ole nii seksikas, ei näe välja nagu see valge siin on. See on päris okei. Paneks koju juba küll. No just, et aga antud ruuter siis, kuna ta annab wifi'ga nii-öelda edasi seda ühendust, siis paratamatult see 300 on see, mis see piiranguks enam-vähem jääb sinna laeks. Aga muidu võrk toetab ise üle 2,2. Antud tugijaam juba. Üles ka või? Ei, ülesse me jääme sinna siukse 400-500 tuuri. Aha, no ikkagi võrreldes praegusega ju päris tugev edasi. Aga see oleneb puhtalt jälle ka sellest, et kui sa ennem küsisid, et mis see erinevus siis on nii-öelda 4G ja 5G puhul tehnoloogiliselt, kui me vaatame neid antenne ka, siin on väljas näevad üsna sarnased välja tegelikult, aga erinevus on see, et seal kõrval oleva antenni puhul on sees nii-öelda 2 antenni osakest, pildikult 2 väikest ja meil ja antud 5G puhul on 64 osakest seal sees. Et see on ka see, mis toob selle kiiruse. Okei, kui seda 5G on meile näidatud, eks ole, peamiselt selliste ruuteritega ongi näidatud, telefone veel ei ole, nagu sa ütlesid. Kas me võime sellest välja lugeda, et ta muutubki nagu internetiühenduse pakkumiseks või et tegemist ei ole mobiilivõrgu jätkuga kui sellisega, vaid et me 5G hakkamegi ostma võib-olla koju selliste ruuteritega ja unustame need kaablid ära või? Mõlemat ütleks, et kindlasti esimesed kasutusalad on kindlasti nii-öelda koduinterneti ehk siis see viimane miil kohtades, kus kaabel koju ei ulata. Et kuna kiirus on nii, võimekused on nii palju suuremad, siis on seda väga hea kasutada sellistes kohtades, kuskil äärelinnades, linna ümbruses, väiksemates külades. Aga tegelikult teistpidi on ikkagi 5G on täiesti nii-öelda, ta peaks olema siis asjade interneti tehnoloogia tegelikult, et kõik asjad tulevikus võiksid minna internetti. Väga palju nähakse tööstuses 5G puhul kasutust, alustades transpordist, erinevad ehitussektor, miks mitte meditsiin ja nii edasi. Siin me oleme siin Rotermanni kvartali keskel ja siin on selline lamamistoolidega ala, kus ma saan aru, täna saab iga huviline tulla 5G võrku ja oma seadmega, et see töötab ka Wi-Fi ja Wi-Fi'sse siis transleeritud see 5G. Just, täpselt nii. Aga mis... Saad sa öelda juba, mis sellisel tulevikusammud on? Kas see 5G jõuab selliseks demoalast kuskil siis päris inimestele lähemale ka? Jaa, tulevikus loomulikult seda hetkel me kasutame, sagedustest natuke rääkisime, aga me kasutame testlitsentsi, kuna sagedusoksjonid, 5G sagedusoksjonid ei ole veel toimunud. Et esimesed 2 sagedust, mida nähakse ja mis siin saavad olema 5G võrgus kasutusel, on siis see sama 3500, mis loodetavasti jõuab juba selle aasta lõpus oksjonile. Hetke prognoosid on sellised. Ja teine on siis nii-öelda, millega siis ka nii-öelda maapiirkonnas 5G leviala saab hakata rajama, on siis tegelikult 700 megahertz. 3500-ga üldiselt ei saa, sest et siis tuleb panna neid iga elektripost on põhimõtteliselt küll, just. Ja ütleme nii, et siis on ainult mastid meil kogu Eesti riigi peale, et puid pole enam vajana. No meil on Eestis varsti uue IT-ministri ka, et siis on küsida võimalust talt peagi, et mis sellest sagedusest saab. Jah, aga see välikontor, mis siin praegu on, siin on kõigile tasuta kohv on kirjutatud, et kes tahab... Jaa, ja kella 3-ni oleme me siin täitsa olemas ja tulge ja katsetage, et... No see internet on lõpuks ikka, see Facebook, mille te avate, kas te avate selle 4G-s, 5G-s või jumal teab, mis G-s, ta lõpuks läheb ikka samasugune välja. Aga kiirused on ju täitsa okeid või ma ei tea, kui palju inimesi te siin suudate ära teenindada? Sealt tuleb jälle tegelikult piirang mitte 5G võrgust, vaid Wi-Fi võrgust. Wi-Fi võrgu piirang tuleb tegelikult väga tugevalt hetkel. Ehk et sisuliselt üks on 5G võrgu ehk uue mobiilvõrgu tehnoloogia võimekus, aga teine on ikkagi see, et see Wi-Fi hakkab antud hetkel siin pigem piirajaks olema. Meil on selline toru, kujutame ette suurt toru, mis on meie seadmest kuskil internetti. Siin vahel on üks hästi lai lõik, mis on 5G ja siis on hästi väiksemad torud, kitsamad, mis on Wi-Fi. Just. Ja küll, aitäh Krista sulle ja meie jätkame oma otse-eetri saadet siin, aga nagu öeldud, kella 3-ni võib siis igaüks tulla võtta oma Wi-Fi seadme, olgu see telefon või arvuti, mis teil on, istuda siia maha, võtta endale kohvi ja siis
kasutada 5G-d, kui see teie tuju rõõmsaks teeb. Aga me läheme pausile ja siis tuleme tagasi. Aitäh! Digitund. No nii, digitund läheb edasi ja meil on saatest jäänud veel natukene aega katta, millest me räägime ilmselt sellest, et suured internetiplatvormid on viimastel nädalatel jälle paljuski tähelepanu sellega, et mis on sõnavabadus ja kuidas nemad seda kaitsevad. USA's on selle üle palju vaieldud, selle üle, et mitmed suured meediaimpeeriumid, meie mõistes need meediaimpeeriumid, võib-olla seal on need alternatiivmeediakanalid on kinni pandud nende paljudes platvormides, nagu näiteks Facebook, Apple on kinni pandud, jutt on Alex Jones'ist. Aga sellised liigutused on jõudnud ka meie Eesti kodukamara peale ja üks suhteliselt tuntud inimene sattus sellises olukorda, et tema konto pandi kinni, kuna tegu oli vihakõnega. Jaa, Varro Vooglaid oli see, kelle Facebooki väitel vihakõne. No Facebooki väitel jah, et 30 päevaks siis blokeeriti, mis tähendab seda, et tema konto on seal küll olemas ja kõike te võite lugeda, mida Varro Vooglaid siiamaani on Facebooki kirjutanud, aga ta ei saa 30 päeva siis teha ühtegi postitust juurde. Ja see on selline pehmem versioon, et see, mis USA's, see ei ole kindlasti otsene seos või meie eesmärk ei ole mingit paralleeli tõmmata, aga lihtsalt väga, väga palju kõneainet tekitanud juhtum USA's oli just ju eelmisel nädalal, kui oli see Alex Jones'i juhtum. Et me kindlasti ei ütlete, et Varro Vooglaid ja Alex Jones on kuidagi sama inimene, aga Alex Jones on selline väga tuntud, isegi kurikuulus, parem konservatiivne konspiratsiooniteoreetik, ma ütleks. Konspiratsiooniteoreetik tuleb ikka öelda, sest tema, ütleme, see edu põhineb sellel, et ta külvab inimestesse kahtlust selles, et kõik, mida te näete, on tegelikult vale ja pettus ja teile on korraldatud vandenõu. See on Alex Jones'i nagu selline edu valem, mis paneb inimesi vaatama. Jaa, aga see ongi väga keeruline Alex Jones'i puhul alati olnud, et kus on, et mis on näitemäng ja mis on siis ikkagi päris või, et kui ta väga kirglikult esineb oma videotes ja ütleb, et Hillary Clinton on teemon, et on väljaspoolt meie planeeti siia tulnud teemon või et mis linnas oli see mingisugune pizzarestoran, mida väitsid, mille keldris on mingisugune lapsporno maffia, mingisugune pesa ja siis see asi lõppes sellega, et mingi inimene ilmus sinna relvaga kohale sinna restorani ja hakkas tulistama, sellepärast, et ta oli Alex Jones'ist seda kuulnud. Nii et Alex Jones on nagu juhtum omaette tõenäoliselt ja Alex Jones'i siis võtsid, kõik suuremad võrgustikud võtsid Alex Jones'i ja tema portaali Infowars kontod ja podcastid maha. Facebook, Apple, Google, Spotify, isegi MailChimp oli ta välja visanud ja ainsana siis on jäänud nüüd Twitter järgi, kes on väga tugeva surve all ausalt öeldes, et miks nemad siis ei ole seda Alex Jones'i ja Infowarsi kustutanud ja Twitteri juht Jack Dorsey annab selliseid põiklevaid ja kohati ka mitte midagi ütlevaid vastuseid, mis on siis põimitud või segatud sellise ideaaliga sõnavabadusest ja sellest, et meie kui platvorm, Twitter kui platvorm ei otsusta, ei taha teha mingeid poliitilisi valikuid või et me ikkagi tahame, et sõnavabadus säiliks. See on väga vahva omamoodi, et tänapäeva siis kogu nagu demokraatliku ühiskonna üks olulisemaid küsimusi on ju see inforuum ja sõnavabadus versus poliitiline mõjutamine ja väärinfo ja et selle üle või selle lahenduse nagu väljatöötamine või selle üle otsustamine on nüüd siis langenud väikeste vaeste Ameerika inseneride õlule. Kas just vaeste, aga rikast, rikast. Selles mõttes jah, et see on hädises olukorras. See tüüpiliselt võiks olla ju, et kui me küsime küsimused, kuidas info levib demokraatlikus ühiskonnas, kuidas ühiskonda koos hoida, mis on erinevad tegelased või kes on erinevad tegelased, mis on erinevad nagu mõjutusviisid, et see kõlab väga nagu küsimus, ma ei tea, politoloogidele, sotsiaalteadlastele, võib-olla ajakirjandusteadlastele, kommunikatsiooniteadlastele ja nii edasi, aga seda on nüüd pandud ikkagi, selle eest on vastutavaks sisuliselt pandud inimesed, kellel puudub igasugune vähemasti ametlik ettevalmistus selliste otsuste tegemiseks, et Jack Dorsey ka ei taha neid otsuseid teha, mina ei tee, aga Facebook ja teised portaalid või ütleme teised suured firmad on nagu võtnud nende otsuste tegemise nüüd enda kätte. Ja tead, selle sinu jutu illustratsiooniks mulle tundub on see Varro Vooglaid juhtum, et vaadates tema enda esitatud asjaolusid, pole põhjust kahelda praegu, et see ei ole nii. On ta lihtsalt tsiteeris ühte artiklit, näitas pilti, pealkirja ja
ja selle põhjal siis Facebook määras talle 30 nii-öelda päevase keelu. Aga mitte ainult selle põhjal, vaid et seal teates oli selgelt öeldud, et te olete korduvalt rikkunud. Et see ei olnud nii, et ta esimest korda, ta on ka varem neid lühemaid blokke saanud, nagu ta ise kirjutab. Nii et ma arvan, et see ilmselt see käib ka niipidi, et kasutajad seal raporteerivad, et vaevalt, et Facebookis kuskil on mingi osakond, kes tegeleb Varro Vooglaiu seina jälgimisega. Ja ilmselt selles ongi asi, et keegi raporteerib, siis mingi algoritm vaatame, et sa oled nagu vastuoluline isiksus, et sinu sõnumid palju raporteeritakse ja pärast seda ei ole tähtist, kas sa reaalselt siis mis on reaalselt vihakõne, see on järgmine küsimus, aga võib-olla ka, mis on selgelt on nagu võib-olla eksitav ajend, nagu see antud juhul on ja sa saad langed sinna mustrisse, et sind pigem pannakse kinni. No ikkagi ma jõuan oma mõttega sinna, et see on hästi libe tee, kui Facebook peab hakkama otsustama igasugu asjade põhjal, algoritmidega, et kas see, mida sina ütled, on meie ühiskonnas ei ole sobiv, keelatud või on lubatud. Jah, aga sellele ka jälle väga veidralt põimuvad ühiskond ja eraettevõtte Facebook AS kui selline, eks ole, sellepärast, et Facebookil ei ole tegelikult, ta on eraettevõtte, ta võib põhimõtteliselt keelata näiteks, ma ei tea üldse, kõik mustanahalised näiteks ära, kui ta tahab. Et see on eraettevõte, nad võivad otsustada nii või naapidi, et nad ei ole mingi avalik-õiguslik ettevõte, et neil oleks hirmus kohustus, ma ei tea, pakkuda ühiskonnas läbipaistvat tasakaalustatud inforuumi või neil on surve selleks loomulikult ja nende eesmärgid olla selline firma, nagu nad on, ka tingivad selle, et nad peavad seda pakkuma. Aga põhimõtteliselt nad võivad ära keelata kõik maailma Alex Jonesid, Varro Vooglaiud või Jürgen Ligid või keda te soovite. Et nad ütlevad, ei, me taha, mine ära, sa ei ole meie juures teretulnud näiteks. Et mulle tundub, et nüüd, kui nad on juba esimest korda selle otsuse teinud, siis neil ikkagi enam tagasiteed ei ole. Et me ilmselt hakkame nägema senisest palju tugevamat seda sotsiaalmeedia ruumi eneseregulatsiooni. Ja mõnes mõttes see on ikkagi hea tulemus, sest ajakirjandusel on Eestis ka eneseregulatsioon, eks ole, ajakirjandusel on väga vähe seadusandlikku regulatsiooni Eestis ja ajakirjanikuna ma ütlen, et toimiv eneseregulatsioon on igal juhul palju parem kui kuskilt seadustest ette kirjutatud regulatsioon, mille üle me siis peaks arutama. Ja siis hakkad vaidlema, kas see seaduse mõte, et sõna on see või teine ja kes siin alla läheb või lähe. Jah. Et kindlasti, kui need platvormid suudavad nagu eneseregulatsiooni kehtestada sellise, et see toimib enam-vähem, siis see on kindlasti parem samm kui see, et me hakkame Euroopa Parlamendis või kongressis kuidagi hirmus põhjalikult uurima seda, et mida nad teevad ja siis töötama välja mingisuguseid eeskirju seadusi ja siis läbi kohtute neid kuskilt vedama. Et avalikkuse survel toimiv eneseregulatsioon on ilmselt hea mõte ja saab nüüd näha, mis selle Twitteriga saab, et see meediasurve, mis ikkagi Twitteril on praegu ka seda sama Alex Jonesi blokeerida, see on meeletu. Et kuidas nad seal vastu peavad või mida nad sellega seoses teevad, tahaks näha. Aga kas Alex Jonesi ei blokeeritud mitte ju tema poliitiliste vaadete pärast, vaid ikkagi määravaks sai otsene üleskutse vägivallale. Et see oli see, mis tingis tema blokeerimise. Nii et see oli ka väga jõhker. Ei ole keegi blokeerinud inimesi sellepärast, et nad on, ma ei tea, immigrantide poolt või vastu. Et seisukohad on okeid, küsimus on nende võrgustike jaoks olnud see, et kuidas sa neid esitad, mis kontekstis ja mis sõnu sa seal kasutad. Nii on. Ja küll, mulle tundub, et meie saade on läbi. Tundub nii, jah. Ja tundub, et on võimalik üle 5G teha raadiosaadet ka väliõhu stuudiost. Loodetavasti teil oli mõnus kuulata meid. Järgmine nädal me oleme tagasi kaitsvates stuudioseinte vahel. Soojasubases stuudios, jah. Ja räägime teile jälle sellest, mis tehnikamaailmas on uudist ja hoiame silma peal, millal 5G jõuab siis Rotermanni kvartalil platsilt kaugemalegi Eestisse. Ja küll, digitund on selleks nädalaks läbi, aitäh ja kohtumiseni. Digitund.